See saab olema minu esimene audiopäevik. Võib-olla mitte päris esimene, ma olen selliseid audiovisuaalseid päevikuid ka varem teinud. Ma mäletan, et kunagi päris mitu aastat tagasi, oli see vist aasta 2007, oma 13 aastat tagasi, ma tegin sellist videopäevikut Rumeenias. Iga päeva lõpus ma salvestasin mini-TV kasseti lindile. Ma vaatan, kas mul siin on mingisugune mini-TV kassetna, on isegi üks vanast ajast, ma ei tea, mis siin peal on, aga siia peale sai salvestada digitaalselt videoandmeid. Nii pildiinfo kui ka heliinfo. Ja iga päeva lõpus ma siis panin videosalvestuskaamera enda ette kuskile, vist statiivi peale, ja rääkisin, mida ma sel päeval tegin. Rääkisin oma mõtteid, kui ma voodis olin. Kas see oli Rumeenias? Vist tegin seal ka, ei, see oli ikkagi Saksamaal ühes kohas, ma mäletan kindlasti, et Saksamaal ma tegin niimoodi. Rumeenias ma vist tegin niimoodi, et ma tegin kusagil vahepeal peatuse ja siis rääkisin, mis vahepeal juhtunud on. Aga miks ma üldse hakkasin praegu rääkima niimoodi päevikuna? Sest et peas mõlgub väga palju mõtteid ja kui mingisugused mõtted formuleeruvad mõnusaks jutuks, siis saab selle ilusasti kirja panna. Seda ma olen ka teinud. Mediumis on minu kirjutisi parasjagu juba erinevatel teemadel, sõltuvalt sellest, millisel teemal mõtisklused mul on toimunud. Aga kui need mõtisklused ei ole veel päris selgeks jutuks formuleerunud, siis on palju lihtsam rääkida need mõtted kuskile sisse. Iseasi, kas ma viitsin neid kunagi üle kuulata, aga võib-olla kellelgi teie seast, kes te olete juhtunud seda videot vaatama praegu, huvitav kuulata neid mõtisklusi ja kaasa mõelda. Te saate siin selles keskkonnas, ma arvan, et see keskkond siin on praegu YouTube. Ma panen selle asja üles ka library'sse, mõlema all peaks saama kirjutada kommentaari, nii et me saame vestlusi arendada siin. Ja samuti sa võid ju kuskile panna oma vastuvideo või kas või ainult helifaili ja selle lingi siia video alla, siis ma saan vaadata ja kuulata, mida sina vastaval teemal arvad. Ja niimoodi ma mõtlesin hakata nüüd iga päeva lõpus videopäevikut tegema. Eelkõige siis selle päeva kohta, mis on parasjagu lõppemas. Või kuidas me nüüd ütleme, siis vahetult enne magama minekut. Et siis ongi hea mõelda sellele, mida sai üleval oldud ajal tehtud, mida kõike sai mõeldud, ja ühtlasi saab veidi korrastada mõtteid enne uinumist, sest muidu võib-olla see viimane terav mõte jääb nii teravalt sisse, et torgib ja ei lase uinuda. Kuigi ma olen juba nii harjunud sellega, et mul ei ole väga vahet. Ma võin ka peale õuduka vaatamist kenasti magada ja ma vahel naudin ka õudukaid unes. See on selline eriti mõnus tunne on siis, kui ma saan unes aru, et see on uni. Oi, kuidas ma püüan siis juhtida seda unenägu ja vahel õnnestub ka. Millest siis täna võiks rääkida? Ma tahtsin tegelikult esimese sellise videopäeviku sellest sarjast nüüd teha eile juba. Eile ma mõtlesin päris palju eelkõige sellele teemale, mis on tsentraalne ja mis on hajus juhtimine. Nimelt ma kuulasin ühte juttu ja ma saan siin isegi näidata
millise jutuga oli tegemist. Selle nimi on The Most Dangerous Superstition. Aga ma seda praegu mängima ei pane. Ma lihtsalt näitan, kus kohast ma seda kuulasin. Jah, nüüd on see siin näha. Huvitav, miks see ekraan mul selline on. Niimoodi siis. Okei. YouTube'is. Ja Larken Rose'i jutt on see kaasaegne jutt. Ja ma ei mäleta, kas tema ütles seda või keegi muu rääkis sellest, et tsentraalse juhtimise asemel peaks meil olema see hajutatud. Et asjad ei tuleks kõik keskelt, vaid et inimesed saaksid ise vastutada. Ma arvan, et see oli seesama Larken Rose. Ma soovitan seda kuulata. Ma ei ole seda kõike läbi veel kuulanud, ma olen enamuse läbi kuulanud. Ja niimoodi, et ma panen seda lihtsalt taustale mängima, kui ma teen midagi sellist, mis ei vaja keskendumist või sellist suurt mõtlemist. Ma peaksin ise mingit teksti parasjagu mõtlema, ma ei saaks seda kuulata. Aga kui ma näiteks puhastan midagi, siis ma saan seda ju taustaks kuulata. Ja ma varem kuulasin ka seda, mida Helmed räägivad. Mitte sellepärast, et Helmede mõtted minu omadega ühtiksid, vaid lihtsalt sellepärast, et nende jutte on huvitav kuulata. Ja ma olen ka Telegramist kuulanud asju ja intrigeerivat pärastlõunat. Ja nüüd on mul päris palju asju veel järjekorras, mida ma tahaksin kuulata. Ka siis, kui ma teen autoga mingisuguse pikema sõidu, siis saan ma kuulata selliseid asju. Ja samuti, kui sa tahad, sa võid ju minu jutte kuulata samasuguses olukorras taustaks lihtsalt. See ei pea siin midagi väga vaatama, vahel ma näitan midagi põnevat ekraanil, aga mitte just alati. Millest siis Larken Rose räägib oma teoses? Eelkõige sellest, et millesse inimesed usuvad. Ja paistab niimoodi, et kõige levinum usk siin planeedil on statism, see tähendab riigi usk. Kas vist tema mainis ka seda, et kui keegi väidab jõuliselt, et ta on ateist ja samal ajal pooldab riigisüsteemi, siis ta tegelikult ei ole ateist, vaid ta on statist, sellepärast et tema jumal on riik või riigijuht ja tema piibel on näiteks põhiseadus. Või siis üldse kogu see õigusaktide kogumik, kus on mustmiljon õigusakti, millega me ei saa mitte kunagi ennast täielikult kurssi viia. Ja selline usk, et keegi kusagilt peab juhtima, on selles mõttes ohtlik tema arvates, et siis inimene ise ei vastuta, vaid inimene delegeerib selle vastutuse tollele, kes teda juhib või kes on valitsuses, kes on parlamendis, kes on mingisuguses jõuorganis. Larken Rose esitab ühe näite, et kui tuleb sinu juurde politseinik ja näitab oma ametitõendit, siis seda tõendit näidates loobub tema vastutusest ja ta väidab sellega,
et vastutab tema ülemus. No mina olen neile omakorda vastu näidanud dokumenti, mille alusel nad kõik vastutavad ise ja nad ei saa enam seda vastutust delegeerida. Paraku nad ei saa sellest aru ja ei ole kasu sellest, kui ma midagi vastu väidan, kui sellest väitest ei saada aru. Ma võin ju seinale ka seletada, aga kui sein ei saa aru, mida ma tahan seinalt saada, siis on sellest seletusest kasu võib-olla ainult mulle, sellepärast et ma harjutan sellega seletamist. Aga sein ei hakka ju teistmoodi käituma või toimetama selle mõjul, mida ma seinale ütlen. Ja väga paljud inimesed on ka niimoodi töödeldud, et nad ei suudagi vastu võtta väga teistsugust infot. Või neile tundub, et see on täiesti vale. Hea võrdlus siinkohal on, kas maa on kera või maa on lame, mis on üksteisega vastuolulised väited. Ja kui keegi on aastaid ühte uskunud ja siis tuleb keegi, kes räägib hoopis teistsugust juttu, siis on üks võimalus see, et see on väga üllatav väide, räägi sellest asjast või ei, see on jama, see ei saa ju niimoodi olla, mis sa räägid. Selle väite ma lihtsalt esitasin praegu selleks, et näidata vastuolu. Mina ei väida, et maa on lame. Mina ei väida maa kohta mitte midagi. Ma väidan ikka pigem nende asjade kohta, mida ma tean ja mida ma saan ise kogeda, sest teised asjad on meie uskumused. Ja eile ma mõtlesin, õigemini see oli juba üleeile, oli nii mõnusalt soe ilm väljas. Päike paistis, mulle meeldib just selline ilm, kui päike paistab ja on soe. Kui ma olin 3 aastat tagasi Maltas ja Sitsiilias, siis seal 5 nädalat oli selline ilm, et öösel oli 25 kraadi ja päeval 35 kraadi sooja ja üldse ei sadanud. Ei olnud üldse mitte mingit küsimust, millised riided järgmisel päeval selga panna, sest see ilm ei muutunud. Ja ma võisin alati arvestada ühtemoodi, et on palav, ma lähen vette, ma lähen riietega vette, pärast need riided kuivavad mul seljas ja jahutavad mu keha. Ja siin Eestis ma väga ei viitsi enam vette viskuda, oli küll see aeg, kui ma läksin tiiki ja suplesin seal. Aga siin on sääsed ja parmud, neid ei näinud ma seal Malta Sitsiilias väga natukene, seal olid pisikesed, ei pannud tähele, eks mind häiribki võib-olla rohkem see pinin, sest ma olen harjunud ju sellega, et kui on pinin, siis sellele võib järgneda ka veidi valuline sutsakas ja hiljem võib see koht sügelema hakata. See on siis see koht, kus sääsk verd imeb, sest sääsk toimetab niimoodi, et sääsk paneb kõigepealt verevedeldajat sisse, et saaks vere paremini käia kätte ja see verevedeldaja on inimese jaoks veidi valus. Puuk toimetab teistmoodi, puuk laseb tuimestit niimoodi, et me ei tunne ja nii ei pruugi me puuki avastada ka mitu päeva. Sääsk läheb üsna varsti minema, paar minutit ja on läinud, aga puuk võib jääda väga mitmeks päevaks keha külge. Ja niimoodi nimetatakse ka kohtutäitureid, kes ei lähe enne ära, kui nad on oma missiooni lõpule viinud, kui nad on selle kinnisvara või muu asja kätte saanud. Ja võib-olla ka mingisuguse uue pesakonna
puuke sigitanud, kes võivad siis olla näiteks need inimesed, kellele nad on selle vara maha müünud, kes nende käest selliseid asju sellise energiaga üldse ostavad. Aga ma praegu ei läheks sellesse teemasse süviti sisse, vaid räägiks sellest mõtisklusest, mis siis selle toreda sooja ilmaga üleeile mul peas oli. Ja see mõtisklus oli see, et tsentraalne juhtimine versus ajus juhtimine. Et kas me saaksime niimoodi teha, et meid ei juhitaks kusagilt keskselt siis. Et ei oleks 101 parlamendi liiget ja ma ei tea, kui palju valitsuse liikmeid, kes korraldavad seda elu meie ümber. Kas me saaksime niimoodi teha, et me korraldame ise oma elu? Üks oluline eeldus selleks on, et igasugustes juhtorganites oleksid kas vastava ala spetsialistid või doktorid. Ja doktorid mitte arsti mõttes, vaid ma sain hiljuti teada, mida see PhD tähendab. Eesti keeles öeldakse doktorikraad, mis järgneb magistrikraadile. Aga inglise keeles nimetatakse seda PhD lühendatult. Ja see PH tähendab filosoofiat. Kõik kraadiga doktorid on filosoofia doktorid ja juurde märgitakse valdkond. Ja see tähendab seda, et need inimesed on aastaid, nominaalselt siis 4 aastat harjutanud mõtlemisest. Ega midagi sellist, mida mina praegu teen, mida ma siia oma audiovisuaalsesse päevikusse sisse räägin. Ma leian, et see on väga oluline. Ma sain seda teada niimoodi, et ühed head inimesed soovitavad mul astuda Tallinna Tehnikaülikooli doktorantuuri. Mina olen mõelnud, et ma võtaksin selle teekonna ette siis, kui mul on mingisugune vinge asi, mille ma tahaksin doktoritööks vormistada või siis töö doktoriteoseks siis vormistada. Aga praegu ma ei ole selleks valmis. Aga siiski ma lugesin need tingimused läbi ja seal oligi kirjas see, et doktorantuuri lõpetades omistatakse lõpetajale doktorikraad lühendiga PhD, mille juurde märgitakse valdkond. Seega kõik doktorid on filosoofia doktorid. Ja siis ma mõtlesin, et igasugustes juhtorganites peaksid olema kas sellised inimesed või oma valdkonna spetsialistid. Kuidas oleks, kui need 101 parlamendi liiget, ma võiksin täitsa rahul olla, kui nad kõik oleksid doktorid. Selles mõttes, et kraadiga doktorid. Keegi hiljuti küsis, kas see oli Einar Laikna või Igor Gräzin. Ma nii palju kuulan läbisegi, et ma ei mäleta, kes mida on väitnud. Ja ta ütles seda, et viimasel ajal, kes on väga palju sõna sekka öelnud just COVID-19 teemal, on poliitikud, kes ei tea asjast mitte midagi, kes ei ole selle valdkonna spetsialistid, kes arvavad. Ja väga vähe on sõna sekka öelnud akadeemikud. Ilmselt see ei olnud Einar Laikna, sest Einar Laikna ajas ühes viimases jutuajamises ikka minu arvates väga
hullu juttu selle kohta, kuidas tegelikult peaksid hoopis klerikaanid sõna sekka ütlema. Noh, mõnda tema mõtet ma pooldan, aga mitte kõiki kindlasti. Ja ma ei poolda seda mõtet, mis puudutab seda kiriku kaasamist. Seda jutuajamist oli muidugi huvitav kuulata selles mõttes, et kuulata ära, millised mõtted inimese peas üldse on. Ta siis arvab seda, et inimesed peaksid olema konservatiivsed. Ja kui me niimoodi käituksime, siis me ei areneks nagu väga kuskile, sest selliselt käitudes me oleksime umbes nii, nagu meile on räägitud, et inimesed elasid keskajal või varem. Kui nad sündisid siia maailma, nad nägid hobuvankrit ja kui nad surid siit maailmas, siis nad nägid ka hobuvankrit. No kui mina sündisin, mida ma nägin, mind toodi Žiguli Vass 2106 mudeli esindajaga ära sünnitusmaja juurest. Ja täna on mul samamoodi punane, aga Peugeot 308 GT Line mudel, mis on ikkagi hoopis teistsugune hobune, kui see Žiguli oli. Areng on kiire ja meie ümber on ju ka väga hea kiirendusega Tesla autod. Ja me ei oska seda aimatagi, millised need võiksid olla 10-20 aasta pärast, sest maailm meie ümber muutub väga kiiresti. Ühest küljest Einar Laikna väidab, et naised peaksid hoidma oma juuksed kinni, sest see on märk sellest, ma ei ole praegu sinu jaoks kättesaadav. Ja kui naine võtab juuksed lahti, siis see on signaal, nüüd ma olen kättesaadav. Nüüd ma olen sinu jaoks. Ja samas ma olen kuskilt lugenud või kuulnud, et inimese kehakarvad on nagu antennid. Ja kui me pressime kokku, kujutad sa nüüd ette näiteks televisiooni antenni, millel on mingid harud. Ja siis sa pressid selle kokku, nagu see oleks üks nui. Ja see ei võta enam vastu ju neid sagedusi. See ei võta võib-olla mitte midagi enam vastu. Seal peavad need harud olema. Ja nõnda samamoodi peavad inimese kehakarvad olema vabad, mitte kusagile kinni köidetud. Et siis umbes nagu enamus aega me ei võta vastu väliseid signaale, aga siis teatud ajal me võtame, kui me peaksime just kellegi teise jaoks avatud olema, siis me äkki oleme nüüd kogu maailma jaoks avatud. See läheb natukene vastuollu sellega, mida Einar Laihn räägib. Ja võib-olla see, et me käitume teistmoodi, kui käitusid inimesed keskajal või renessansi ajal. Võib-olla see on märk sellest, et meie ümber toimub areng teistsuguse tempoga. Me elame teistsuguses maailmas, meid on rohkem. Ja ma tahaksin nüüd ikkagi püsida selles põhiteemas, tsentraalne juhtimine versus hajusjuhtimine. Et kui tore oleks, kui parlamendis ja valitsuses oleksid kõik doktorikraadiga, eks ole. Siis ei tekiks sellist olukorda, et Erki Nool ütleb, mida me tegema peame. Sest see ei ole tema asi.
tema ei ole piisavalt mõelnud. Hea küll, ta on olnud suurepärane teivashüppaja, võib-olla ka odaviskaja, jooksja, kuulitõukaja, kaugushüppaja. Ja selles valdkonnas ma ei kahtle, et ta annaks väga head nõu. Aga kui selline inimene hakkab nõu andma näiteks COVID-19 teemal või sel teemal, missugune peaks olema perekond, siis ma leian, et see ei ole õige. Sel teemal peaksid ikkagi rääkima üksnes need inimesed, kes on akadeemikud, doktorid, vähemalt doktorid. Või siis, teisest küljest võib jälle küsida, et kes nüüd saab kindel olla, et see doktorikraad on adekvaatselt omistatud. Võib ju olla ka inimene, kellel ei ole seda doktorikraadi, küll aga see inimene on võrdväärne doktoriga selles mõttes, et ta on mõelnud mõtlemisest piisavalt kaua ja ta lihtsalt ei ole soovinud seda ametlikku vormistamist. Ja ma mõtlesin seejuures ka sellele, et meie ümber on tohutult palju reegleid, mis on tsentraalselt kehtestatud ja mis ei ole läbi mõeldud. Et selleks nüüd, et elu oleks inimsõbralikum, me peaksime kas nüüd just selle tsentraalse juhtimise muutma hajusjuhtimiseks, seda võiks ka teha, aga minu meelest palju olulisem on see, et need inimesed, kes tsentraalselt meid soovivad juhtida, ei ole selleks ju pädevad ja nende seas on ka palju psühhopaate. Ja siis nemad nagu annavad käske politseinikele, kes tulevad, näitavad oma ametitõendit, viidates justkui mina ei vastuta, vaid vastutab Eesti politsei. Aga mis asi see Eesti politsei on? See on mingi fiktsioon, inimesed on selle välja mõelnud ja siis ongi niimoodi, et mitte keegi ei vastuta. Nii nagu ma ühelt Harku valla tegelaselt Ott Kasurilt kunagi nõudsin selgitust, et mispärast tehti üks teatud otsus. See oli väga absurdne otsus. Ja ma küsisin, et miks see niimoodi tehti, mis oli selle põhjus ja kes hääletas poolt, kes vastutab. Ja tema vastas mulle niimoodi, et see oli kollektiivne otsus. Aga kes olid seal kollektiivis siis? Kes on need inimesed? Kas siis nagu keegi ei vastuta? Ja siis räägitakse sellest, aga minul on mandaat, rahvas on mind valinud. Helmed räägivad väga palju sellest, tal on rahva mandaat või ei, tal ei ole mandaati. Mitte kellelgi neil ei ole mandaati, kui nad tegutsevad kellegi suhtes, kes ei ole neid valinud, kes ei ole neile seda mandaati andnud. Ei Mardil ega Martinil ei ole minu mandaati, kui nad minu suhtes midagi toimetavad, sest ma ei ole neile andnud õigust minu suhtes toimetada. Ma ei delegeeri seda. Ja mitte ükski rahvas ei saa minult seda õigust ära võtta. Niisiis, et sellest kõigest nüüd paremini aru saada, ma toon ühe näite
ma võib-olla panen siia kõrvale ekraanile veel ühe pildi, selline telesari, kunagi tehti film aastal 2013, aga seal kõike ei selgitatud. Ja praegu jookseb selline asi nagu Netflixi sari Snowpiercer. Huvitav, et siin praegu ei näita IMDb sarja, mille reiting on ka päris kõrge. Pildid on küll siin, see pilt näiteks on sellest telesarjast ja see ka. Igatahes inimesed, fännid on arutlenud sel teemal, et mismoodi see Snowpierceri rong saab üldse toimida. Tegemist oleks justkui igiliikuriga, aga me oleme ju õppinud, et igiliikurid pole olemas, energia ei teki ega kao, et muundub ühest liigist teise. Ja siis on arvatud seda, et on üks teatud lähteallikas, kus see energia tuleb. Ja muidugi see energia väheneb seal siis selles kohas, et teises kohas saaks seda energiat rohkem olla. Ehk siis, kui mina tassin mingisugust kandamit ja ma annan selle kandami sulle üle, siis tunned sina seda raskust ja mina enam ei tunne, aga see kandam ei kao mitte kuskile. Lihtsalt minul seda enam ei ole, see on nüüd sinul. Millest Snowpiercer on? Ehitatakse üks luksusrong, mis sõidab ümber maailma ja rikkad inimesed saavad selle sees sõita ja vaadata ringi, näha maailma eri paiku. Oi, kui tore kõik on. Ja sees on ka luksuslikud ajaveetmise võimalused. Aga see rong ei kasuta diisli või bensiinikütust, vaid see rong arvatakse kasutab soojusenergiat, mis tuleb ümbritsevast õhust. Ja nüüd on juhtunud, et see luksusrong on juba aastaid maailmas ringi sõitnud ja sel põhjusel on ümbritsev õhkkond jahenenud oluliselt, jahtunud oluliselt. Ja arvatakse ka, et see rong ei tohi ühe koha peal olla, vaid peab ringi liikuma selleks, et see rong saaks siis seda soojusenergiat enam-vähem ühtlaselt võtta maailma eri paigust. Ja seetõttu siis seal rongis on soe, seal veevärk, kõik töötab, elekter, kõik on olemas. Aga ümbritsev õhk jahtub ja jahtub nii madalale, et inimeste jaoks on juba võimatu väljas elada, sellepärast et väljas on nii palju miinuskraade, et kasvatada midagi seal enam ei saa, taimed ei kasva enam. Ja siis otsustataksegi, et sinna samasse luksusrongi, milles on 1001 vagunit, saavad rikkurid piletid osta ja seal tehakse 3 klassi, 1., 2., 3. klass. Ja siis lõpuks võetakse sinna peale veel inimesi tagumistesse vagunitesse, mida nad nimetavad sabaks, kellel ei ole piletit. Ja nendel on kõige karmimad tingimused. Nemad saavad mingisuguseid Soylent Green sarnaseid söögiportsjoneid
ja neid lihtsalt hoitakse seal tagaosas, neil ei ole mitte mingeid mugavusi ja neil on ka hästi madal temperatuur seal. Neid vaguneid väga ei soojustata või noh, ei hoita soojana. Samal ajal need, kes on esimeses klassis, naudivad mis tahes mugavusi, sest nad on ju selle eest maksnud. Ja nüüd, mis juhtub, on see, et ümberringi need, kes sinna rongi peale ei saa, on määratud hukule, sellepärast et ümbritsev õhk jahtub järjest madalama temperatuuri suunas. Ja kui see Snowpiercer on juba 7 aastat tiirelnud, mõõdetakse välistemperatuuriks -119 kraadi Celsiuse skaalal ja see on juba selline temperatuur, et inimesed ei saa kuidagiviisi väljas elada. Ma ei teagi, mis võiks olla miinimumtemperatuur, mis on maal, planeedil Maa siiamaani välja mõõdetud, seda oleks muidugi huvitav vaadata. Miinimumtemperatuure on Earth. No siin väidetakse, et -89,2 kraadi ja see oli Antarktikas 1983. aastal. Ja kujuta nüüd ette, et terve maailm on selline või veel hullem. Ja sa ei saa väljas liikuda ilma vastava soojustatud skafandrita. Ja nii kui selle rongi mingi aken katki läheb, nii need inimesed, kes seal vagunis on, peavad kähku sealt lahkuma või skafandrid selga panema, sest muidu nad väga kiiresti külmuvad. Seega väidetavalt ainsad ellu jäänud elavadki selles rongis. Ja see rong võtab endiselt ümbritsevast atmosfäärist soojusenergiat, et seda siis enda jaoks kasutada. Ja need, kes seda rongi juhivad, seda rongi seltskonda, seda rongi ühiskonda, nad on veendunud selles, et see rong ongi ainus pääsetee inimkonnale ja nad ei saagi kuskil mujal ju elada kui ainult selles rongis ja seetõttu tuleb selle rongi reeglitega arvestada. Et kui keegi seal pättust teeb, siis tal külmutatakse käsi küljest ära. See on üks võimalik karistuse liik seal. Hoitakse inimesi hirmu valitsuse all. Aga samas mitte keegi ei mõtle sellele, et mida rohkem see rong liigub, see rong peab liikuma miinimumkiirusega 60 kilomeetrit tunnis. Et mida kauem see rong liigub, seda rohkem planeet jahtub. Ja millalgi ei ole ju võimalik ümbritsevast enam seda soojusenergiat saada. 0 Kelvini puhul, mis on midagi -273 kraadi Celsiuse skaalal vist, olevat niimoodi, et mitte miski ei liigu, molekulid ei liigu enam. Ja siis ei saaks see rong ka liikuda ju. Ma arvan, et juba võib-olla -150 kraadi, -200 kraadi, sealt allapool see rong enam ei liigu. Ja siis on kõik, sellepärast et siis ei saa enam väljaspoolt soojusenergiat ja siis surevad ka need inimesed, kes rongis on. Ja kui me nüüd võrdleme seda rongivärki, seda Snowpierceri värki, selle poliitikaga, mis meil ümbruskonnas on, siis ma ei näe väga erinevust. See rong on väga hea metafoor. Ma olen 2 politseinikuga vestelnud
sellistel teemadel ja nad on mõlemad minult küsinud, et aga mis siis, kui politseid ei oleks, kas mulle siis selline maailm meeldiks rohkem? Et kui suvalised gängid võtavad võimust. Nüüd ma vastaksin niimoodi, et ei, loomulikult mulle ei meeldiks ja sellist asja ei saa hetkega teha, me ei saa seda rongi hetkega peatada, sest kui me selle rongi hetkega peataksime, no siis ilmselt juhtuks selline asi, et enam rong ei võtaks väljaspoolt energiat. No samas on kummaline, miks see rong siis seisu ajal seda energiat ei saaks võtta. Aga meil oleks vaja tekitada selline olukord, et planeet hakkaks jälle soojenema, et ökosüsteem saaks taastuda. Selleks on vaja selle rongi kiirust järk-järgult vähendada. Niimoodi, et need inimesed, kes seal rongi sees on, suudaksid kohaneda. Sest kui nad selle rongi kohe seisma paneksid, siis need inimesed hukkuksid ilmselt seal rongi sees. Samamoodi nagu ka siis, kui see rong jätkaks sama tempoga liikumist. See on seesama teema, mida nimetatakse vägivalla spiraaliks. Vägivald sünnitab vägivalda. Blood must have blood. Kui niimoodi jätkata, siis millalgi ei ole enam võimalik jätkata üldse. Ja sellepärast tuleks hakata seda rongi kiirust tasapisi vähendama. Tasapisi oleks meil vaja vähendada ümbritsevat vägivalda. Mitte niimoodi, et me kohe kaotaksime politseijõud ja sõjaväe kõik ära, sest siis juhtukski selline asi, et tekiksid asemele hullemad gängid ja võtaksid selle maailma üle. See oleks siis võrreldav sellega, et inimesed külmuksid rongi sees kohe ära. Küll aga tuleks seda järk-järgult hakata vähendama. Jah, luksustest mõnedest tuleks loobuda siis, et need esimese klassi inimesed võib-olla ei saaks enam, ma ei tea, kuskil basseinis, mullivannis mõnuleda. Aga see oleks kõik selle nimel, et oleks võimalus ümbritseval atmosfääril taastuda, et see õhutemperatuur hakkaks jälle tõusma. Et see veduri mootor ei imeks kogu seda soojusenergiat endasse. Seega ka need inimesed, kes nüüd siin arvavad, et nendel on jube mugav elada, kui keegi nende eest asju otsustab, siis millest me võiksime järgmisena alustada, järgmist etappi alustada, on kindlasti reeglite vähendamine. Sest ma juba mainisin, et reegleid on meie ümber tohutult palju. Need on lihtsalt liiga palju, me ei jõua neid kõiki järgida. Ja alati on seetõttu kedagi võimalik vahele võtta, sest alati keegi käitub vastupidiselt mingile reeglile. Ja meil ei ole neid reegleid nii palju vaja. Ja pealegi nende reeglitega on ka selline lugu, et mõningaid reegleid, mida tegelikult rohkem vaja on, väga ei õpetatagi standard haridussüsteemis, standardharidusprogrammis. Küll aga õpetatakse selliseid asju, mida võib-olla mitte kunagi ei lähe vaja. Kui palju näiteks kooli standardprogrammis käsitletakse liiklusreegleid? No mina mäletan, et mul tuli kunagi joonistada plaan, kuidas ma kodust kooli lähen.
ja meile räägiti ülekäigurajast ja et tuleb vaadata vasakule ja paremale ja fuurituledest ja olid lastesaated sel teemal. Aga kindlasti mitte kõiki liiklusreegleid ei räägitud ära. Ometi need on niivõrd olulised asjad, sellepärast et me ju kõik liikleme. See on üks standard, mis ülemaailmselt võiks ju olla ühesugune, sest kui ta ei oleks ja igaüks teeks oma mingisuguse standardi, siis läheks väga segaseks asi ära. See on umbes nii nagu ich würde jetzt etwas auf Deutsch sagen ja sa ei saanud praegu mitte midagi aru, kui sa saksa keelt ei oska. Ja kui nüüd keegi paneks püsti mingisuguse liiklusmärgi, mida me mitte kunagi näinud ei ole, siis me ei oska sellest mitte midagi arvata. Ja seetõttu on vajalik, et mingisugused standardid oleksid kõigile ühtmoodi arusaadavad. Mitte käskivad, keelavad, vaid soovituslikud. Hoiatavad siis. Näiteks, kui ees on mingisugune järsk kurv või libe teelõik, ja kuskile on pandud märk kõrvale 50 kilomeetrit tunnis, 70 kilomeetrit tunnis. Siis ma võtangi seda kui soovitust, aga mitte kui keeldu kiiremini sõita, vaid ma tahan ikkagi lähtuda tegelikest oludest. Ja teisalt on hästi oluline, et kui keegi muu inimene tuleb siia, ta saab ju ka aru, mis meil on. Mitte niimoodi, et meie reeglid on mingi teise piirkonna reeglitest väga erinevad. Mõnes kohas on vasakpoolne liiklus, mõnes kohas on parempoolne liiklus ja kui kaotada nüüd see ühtne standard ära, siis võibki juhtuda selline lugu, et üks teelõik on parempoolse liiklusega, siis tuleb ümber minna vasakpoolsele ja see tekitab tohutult segadust. Ja seetõttu ma leian, et kuna me kõik liikleme, siis on ülioluline standardhariduse programmis juba algusest peale, juba päris eos õpetada liiklemist. Ei pea õpetama autojuhtimist, aga liiklemist just. Sest muidu on selline olukord, et ma sõidan autoga ja tee ääres keegi kõnnib, ma ei tea, kas tema oskab liigelda. Kas ta on sellele üldse mõelnud? Ta näeb, et on sile koht, kus kõndida, aga mida see tähendab kõik? Et kui ta äkki jookseb mulle sinna ette, kas ta arvab seda, et ma siis nüüd keeran kuskile kõrvale muru peale? Või ta on endale aru andnud, et nii ei tasu teha? Jube lahe oleks, kui ma saaksin eemalt juba näha, et tal on mingisugune märk kuskil küljes, et tema tase on selline ja ma tean, kõigile on teada, mida sel tasemel inimesed oskavad garanteeritult. Näiteks sellises teleseriaalis, ma siin panen veel ühe viite, see ka praegu veel jookseb, 7. hooaeg, The 100, samuti soovitan vaadata. Seal on inimestel 12 taset. Need, kes on jõudnud 12. tasemele, omavad kõige rohkem oskusi. See on nagu meie see bakalaureuse, magistri, doktori süsteem. Ainult, et mis on enne seda, see põhiharidus, keskharidus, see on kõik väga segane. Sest kui me võrdleme siin, ma räägin oma kogemuste põhjal, Tallinna kunstigümnaasiumi ja Tallinna Reaalkooli gümnaasiumi haridust, siis need on ju drastiliselt erinevad. Me peaksime lausa erinevad tasemed tekitama sinna. See on umbes samasugune asi, nagu kunagi Eesti harrastustennise liigad olid sellised, et meeste oma olid 1, 2 ja 3 ja siis seal 3. liigas oli tohutu nimekiri mängijaid.
need, kes olid 3. liiga esiotsas, võisid seal vabalt 2. liiga tagaotsas olevate mängijatega mängida ja neid võita. Ja samas need, kes 3. liiga tagaotsas olid, nende polnud mingit šanssigi neid võita, kes 3. liiga esiotsas olid. Ja kui keegi siis lükati 2. liigasse ära, nagu minuga tehti, siis mul ei olnud seal kuskil enam minna, sellepärast et 2. liigas ma ei jõudnud enam mitte kunagi vist isegi poolfinaali. Või ühe korra jõudsin, ma ei mäleta seda, see oli nii ammu, kui ma seda mängisin. Ja siis ma tegin ettepaneku teha nii nagu Šveitsis, kus on 13 liigat, mis siiamaani meestel harrastusliigasid 9. Ja siis hakkas Toomas Kuum tasapisi neid tegema. Tekkis selline liiga nagu 1B, siis 1A ja 1B. 2 jäeti paika ja 3. tehti lisaks veel 4. Ja naiste liigad, ma ei tea, tekkisid ka sinna juurde ja nüüd on vist 3 naiste liigat või on neid ka 4, ma ei tea. Pole nii tähtis, aga mida rohkem neid tasemeid on, seda selgem on, sest kui meil muidu käärid on liiga suure amplituudiga, siis me ei oska hinnata, mida see inimene siis tegelikult teab või oskab. Ja kui nüüd see inimene, kes seal tee kõrval kõnnib, ma näen, et ta on näiteks tase 3, siis ma tean sellega arvestada juba, mida kuni 3. tasemeni õpitakse. Aga kui ta on tase 10, siis ma tean sellega arvestada juba. Ahaa, ta juba oskab vingemaid asju. Ja see on hästi oluline, et meil oleksid sellised standardid ja märgistused ja võiks ju niimoodi olla, et inimesed saavad valida, kas nad võtavad sellise märgistuse endale külge või nad hoiavad selle teadmise privaatse. Aga kui nad hoiavad privaatse, siis teiste kõigi jaoks tähendab see hoiatust, riski, et me ei tea selle inimese kohta midagi. Praegu on see probleem, et kui me selle tsentraalse juhtimise puhul paneksime inimestele märgid külge, siis hakatakse seda ära kasutama inimeste endi vastu ja inimesi kasutatakse orja tööjõuna valitsejate jaoks. Nii nagu seda on väga pikalt tehtud. Praegu on meil niimoodi, et me peaksime keskses süsteemis registreerima igasuguse sõiduki, mille me soetame, igasuguse kinnisvara, mille me soetame. Ja kui me oleme veel palgatöötajad, siis tuleb ka registreerida, millisesse kohalikku omavalitsusse suunatakse tulumaks. Ja see maksuteema on veel omakorda huvitav teema, et nii mõnigi inimene nimetab maksude kogumist varastamiseks. See on umbes selline asi, et ma tulen näiteks sinu juurde, sinu hoovi ja hakkan lihtsalt muru niitma. Sa ei ole kodus, aga ma lihtsalt niidan sul seal muru ja ma ei tea, värvin mingisuguse ukse ära ja ilma sinult küsimata. Siis sa tuled koju ja siis ma küsin sult, et davai, maksa mulle nüüd selle eest. Aga me ei ole omavahel ju kokku leppinud. Sa ei ole tahtnudki, et muru niidetaks, sa ei ole tahtnudki, et värvitaks midagi üle. Ja nüüd äkki ma küsin sult veel mingisugust summat selle eest. Kuidas sa käituksid? Aga nüüd, kui riigiametnik seda teeb, mis siis juhtub? Siis juhtub selline lugu, et sa hea meelega maksad talle selle maksu ära, sellepärast, et see läheb ju ühishüveks, eks ole. Aga mis see ühishüve on? Kas see läheb alati sinna, mis on mõistlik? Või keegi saab äkki mingisuguse põhjendamatu eelise
keegi, kes ei ole doktorikraadiga, aga kes oskab hästi teisi manipuleerida. Selliseid olukordi nimetatakse ka korruptsiooniks. Ja no muidugi ega me ei saaks väga välistada, et ka doktorite seas ei tekiks korruptsiooni, küll aga on seal see oht minimaalne, sellepärast et need inimesed saavad aru, mis juhtuks. Kui Snowpierceri juhtkond oleks doktorikraadiga, need inimesed saaksid aru sellest, et see rong tuleb tasapisi peatada. Tasapisi aeglustada kuni lõpuks siis peatumiseni välja, et kui juba õhutemperatuur on jälle 0 ja pluss, siis saab hakata väljas midagi kasvatama, alguses võib-olla kasvuhoonetes kuskil. Aga kui jätkatakse sama tempoga, siis varsti ei saa seda soojusenergiat enam mitte kuskilt ja noh, ma ei tea, siis tuleks kuskile teisele planeedile lennata, kuidas sa rongi seest lendad sinna. Leiad mingisuguse ussiaugu kuskilt või. Et miks on niivõrd oluline, et valdkondi juhitaks spetsialistide või doktorikraadiga inimeste poolt. Ja need spetsialistid peavad tõesti asju tundma. No näiteks oletame, et on vaja kusagil mingisugune tee ehitada. Väga palju inimesi on sellega tegevuses ja keegi siis juhib seda protsessi, keegi plaanib seda. Nüüd see, kes juhib, see, kes plaanib, peab olema kõiki neid töid varem ise teinud, sest siis ta oskab sellega arvestada, millised ohud ja võimalused selle tegevusega on. Kui ta on lihtsalt mingi suvaline nii-öelda juhtimisoskusega inimene, siis ta ei näe neid mustreid kõiki, mida oleks vaja näha. Tal ei ole seda arsenali. Kui nüüd juhtub, et lähevad need inimesed ära, kes neid väikseid asju teevad, siis on vaja neid ju kuidagi asendada ja siis see juht saaks nad asendada. Sest et temal on need oskused olemas. Või kui ta on doktorikraadiga, siis ta vähemalt on harjutanud nii palju mõtlemist, et ta suudab leida lahenduse. Aga kui juhib keegi, kes on lihtsalt selleks, et juhtida, siis sellises olukorras asi kukukski kokku. Ja rääkides veel sellest sildistamisest, no ma siin mainisin, et me keskses süsteemis registreerime erinevad asjad, sest meilt nõutakse seda, auto puhul nõutakse veel liikluskindlustust, auto puhul nõutakse veel, et oleks ülevaatuse märge sees olemas. Miks? Selleks, et tagada piisav ohutus ümberringi. No öeldakse, mida rohkem on turvalisus, seda vähem on vabadust ja vastupidi. Aga kes on need kõik reeglid välja mõelnud ja kinnitanud? Kas meie oleme kõik selleks mandaadi andnud? Ei ole. Kes on üldse sellise süsteemi nagu demokraatia välja mõelnud? Kas minult on keegi küsinud nõu või luba mingisuguse asja tegemiseks, mis mind puudutab? Seda ei tehta, lihtsalt tehakse mingisugune asi ära. Öeldakse, sa pead alluma sellepärast, et sa elad sellel territooriumil. Aga see territoorium on meile kõigile, see on meie planeet. Ega me ei ole kellegi vangid siis, ega me ei ole kellegi külalised siin. Me elame siin. Meiega tuleb läbi rääkida. Ja me saame palju vähemate reeglitega hakkama. Kui lõpetatakse kõigepealt ühe esimese asjana, tuleks ära lõpetada kindlustamine.
Sest kui inimene enam ei kindlusta, siis ta vastutab ise. Siis ta võib-olla ei võta nii suuri riske. Praegu, kui mul on kaskokindlustus, vahet ei ole, sõidan seal kuskil üle kivide ja küll kindlustusmakse natukene suureneb, aga mul makstakse autokahjud kinni. Aga kui kindlustust ei ole, siis ei maksta kinni. Siis ma pean ise vaatama, kuidas ma hakkama saan. Kui ma kodu ei kindlusta, siis ma ei tee ikka kodus lõket, eks ole. Siis ma ei tee jaanituld. Seega kindlustamine tuleks esimese asjana ära lõpetada. Siis meil on palju vähem reegleid vaja, sest inimesed hakkavad ise mõtlema, ise ennast juhtima. Kas on siis palju oodata, et inimene ise juhiks? Minu meelest kättemaksukontoris kunagi, mul on see video ka üleval, ehk leiate üle seal, kus mees ja naine, ma unustan need nimed ära, et see mees, kes ikka politseinikke mängib ja see naine, kes mujal ei mängi, aga mängib kättemaksukontoris politseinikku. Kui nad seal kahekesi siis toimetav, see naine on selline, kes muidu käseb, keelab, poob ja laseb, aga siis see mees võtab nagu asja üle, juhtimise üle ja siis see naine ütleb talle, nii hea on, kui keegi sinu eest midagi otsustab. Jah, see on mugavus. Aga vahel tahaks ise ka midagi otsustada ja kui sa annad kogu selle vastutuse, õiguse ära, siis varsti sul ei olegi enam võimalik ise midagi otsustada. Ja sa oledki aheldatud mingisugusesse sellisesse süsteemi, nagu on Hiinas teatud piirkondades, kus sa ei tohi isegi valesid sõnu öelda, sellepärast muidu su reiting võib-olla kukub ja sa ei saa enam bussipiletit, et sõita. Ja ma ei tea, kas see reiting seal kuidagi siis tõusta ka saab või kuidas see asi käib, et mul on jäänud mulje, et seal ikka langetatakse ja kes väga eeskujulikult käitub, sellel tõuseb ja seda siis reklaamitakse seal. Sest on üks Arte film vist 2020, soovitan ka vaadata. On vist Telegram Estonia selles YouTube'i kanalis on see olemas. Eestikeelsete supakatega. Jaa. Nii et me peaksime ikkagi selles mõttes ajutama ära seda vastutust, et me ise võtame endale rohkem vastutust ja õpetame ka lapsi juba varakult ise vastutama. Mitte seda, nagu seesama Larkin ütles, ma panen nüüd tagasi selle Larkin Rose, et et koolis, kui on klassirühm, siis õpetaja on too autoritaar, kes peab olema ka autoriteet ja tema reeglid on seal ja siis õpilased peavad kõik neid järgima. See tähendab, et juba maast madalast juurutatakse seda sõjalist kasvatust seal alluvust just eelkõige, mitte seda, et õpilased ise vastutaksid selle eest, et nad mõtleksid selle peale ka, et mis juhtub, kui ma segan teisi. Mina olen seda erinevust kogenud. Ma olen meelega olnud õpetaja üldharidussüsteemis. Ma olen 7. klassi näiteks õpetanud ja 7. klassi õpilasi siis. Ja ma olen kogenud seda erinevust just tänu sellele, et muudeti see süsteem ära vahepeal selliseks, et me hakkasime kaugõpet tegema. Enne ma olin klassiruumis koha peal ja pärast siis ma õpetasin interneti kaudu. Ma nägin seda erinevust. Kui ma koha peal olin klassiruumis, siis
väga palju energiat kulus õpilaste korrale kutsumise peale, sellepärast et minu ülesanne oli ju see, et oleks sobilik keskkond õppimiseks õpilastele. Ja ma ei tulnud sellega hästi toime. Aga kui me interneti kaudu tegime, siis õpilased said ise sellest kohe aru, kui keegi mingisuguseid segavaid häälitsusi teeb ja neil oli võimalus see õpilane vaigistada. Sellist võimalust klassiruumis ei ole. Sa ei saa tema heli maha keerata. Sa ei saa tema mikrofoni välja lülitada, tema häält kurgust kõrist välja lülitada. Sa ei saa teda kinni siduda. Aga 8x8, mida me kasutasime vahendina, oli see võimalus olemas, oli võimalus ka välja visata. Aga no välja visata ei ole väga vaja, kui on võimalus vaigistada. Et kui üks räägib, siis teised kuulavad. Ja sealt tuli see ka veel selgelt välja, et kui mitu inimest proovisid korraga rääkida, siis igaühe kõne tuli läbi katkendlikult ja mitte keegi ei saanud aru, mida räägiti üldse. Õpilased said aru ja nad õppisid ise seda vastutust. Ja see on selline asi, mida ei saa füüsilises klassiruumis hästi teha. Peab olema mingisugune väike rühm ja kui sul on ideaalselt toimiv väike rühm ja küll siis suurenda seda. Aga kui seal läheb käest ära, siis ära suurenda seda omakorda. Mida praegu tehakse on see, et juba maast madalast on kohe suured klassirühmad. Ja niimoodi kasvatataksegi inimesi alluma mugavaks. Näed, meile pakutakse katust ja meie rügame tööd teha nende heaks ja maksame makse ka veel ja oi kui tore kõik on. Aga ise otsustada ei saa. Siia maja juurde oleks vaja mingisugune korralik tee teha. Ei saa teha, ei ole vahendeid selle jaoks. Erinevates piirkondades on erinevad reeglid. Et kui mina lähen näiteks kuskile teisele mandrile, siis ma võin juba eeldada, et seal on inimestel teistsugused harjumused. Aga ma ei pea neid ju vaikimisi teadma. Ehk siis, kui ma tulen sinu juurde külla, aga sinul on selline reegel, et ma pean mingisuguse teise nime all seal olema, siis ja sa ei ole mulle sellest varem öelnud, siis ega ma ei tea ju seda. Kui ma teaksin, siis on mul vähemalt võimalus valida, kas ma tulen sulle üldse külla või mitte, on sul seal karneval või ei ole. Aga kui on must miljon õigusakti, siis mul jääbki minemata, sellepärast ma ei jõua neid ju läbi lugeda. Kui ma jõuan mingi osa läbi lugeda, on ilmunud juba uus kogumik, juba uued versioonid. Ja seetõttu on hästi oluline see, et reegleid oleks minimaalselt. Võtame sellised üldised reeglid nagu matemaatika. Ma olen õpetanud matemaatikat ja seetõttu ma olen väga palju mõelnud matemaatikast. Meie maailm baseerub matemaatikal. Ja matemaatika reeglid ei loo inimesed, vaid need on siin maailmas olemas. Inimesed on need, kes avastavad need. Ja neid avastatakse järjest juurde. Ja me ei saa sinna midagi parata, sellepärast, et see maailm on selliseks loodud. Aga kui inimesed kunstlikult loovad oma maailma ka selliseks või veel keerulisemaks, siis me saame sellele midagi parata, sest kui me oleme midagi loonud, me saame sellega ju maha võtta. Erinevad sümbolid. Matemaatikas inimesed on välja mõelnud need sümbolid, ega plussmärk, see rist on ja üks püstine kriips ja
üks rõhtne kriips, see plussmärk, ega see ei tähenda, see ei pea tähendama liitmistehet ju. Aga kunagi keegi mõtles välja, et niimoodi võiks tähistada liitmist ja rääkis sõbrale ka ja nii see üle maailma levis ja nüüd inimesed kasutavad seda märki liitmistehte sümbolina. Ja minu jaoks on hästi oluline, et kui me omavahel millestki räägime, siis me saaksime ühtmoodi aru. Ja kui on selline sümbol nagu ülakoma, siis minu jaoks on see natukene segane, kui seda kasutatakse läbisegi. Seda kasutatakse nii tuletise tähenduses kui ka eituse tähenduses. Aga eitus saab tähistada ka kriipsuga, ülakriipsuga. Pigem ma siis kasutaksingi ülakriipsu eituse jaoks ja ülakoma tuletise jaoks, siis on ju selge. Ja eriti hull on see, kui matemaatikas keegi ameeriklane kirjutab tangens astmes -1 ja mõtleb selle all arkustangensit ja teine kirjutab tangens astmes -1 ja mõtleb kotangensit. See astmes -1 peaks ju tähendama pöördväärtust. Ja kui ma selle teema üles võtsin ühe Ameerika õpetaja video all, siis kui ta enne mulle ikka vaidles vastu, siis ta on vait jäänud, pole enam midagi kirjutanud. Ma siin ei viitsi praegu neid näiteid tuua, ma võiksin siin hakata joonistama, võib-olla järgmine kord ma võtangi krita ette ja hakkan joonistama. Ma praegu lihtsalt räägin juttu, et kell on ka juba, ma ei tea, 2:30 öösel. Ma olen juba päris palju siin rääkinud. Inimesed ei jõua ära kuulata kogu seda juttu, et mõtteid on nii palju. Peaks hakkama vaikselt juba kokku tõmbama, aga mis ma selle matemaatikaga tahtsin öelda, on seda, et need reeglid on, neid ei ole inimesed välja mõelnud, vaid inimesed on need sümbolid, selle interpretatsiooni välja mõelnud. Ja see peaks olema võimalikult üheselt mõistetav. Et ei saa niimoodi olla, et ühes piirkonnas on ühed matemaatika sümbolid ja teises on hoopis teistsugused, siis me ei saa ju üksteisest aru. Ja niimoodi peaks olema igas valdkonnas. Ja veel enne, mis ma ütlesin, et liiklusreeglid on need, millega me puutume juba maast madalast kokku, aga näiteks mõni inimene mitte kunagi ei mõtle selle peale, kui palju ta peaks võtma kaltsiumkarbonaati ja kui palju seda väävelhapet ja siis neid veel võib-olla kokku segama ja mis seal kõik tekib. Aga koolis õpetatakse seda standardprogrammis. Mille jaoks? See peaks ikka olema niimoodi, et inimesed ise õpiksid neid asju tegema. Siin on ka nüüd üks mõte seoses sellega, et mis siis saab, kui me lõpetame ära selle ühishüvede pakkumise, et ei ole enam niimoodi, et keegi kuskil tsentraalselt otsustab, kuhu teid ehitatakse, kuhu sildu ehitatakse, kuhu mingisugune aed püstitatakse, kuhu mingisugune bussiliin pannakse, vaid seda teevad kohalikud, need, kes reaalselt vajavad neid asju. Aga kes siis oleks need tegijad? Praegu on niimoodi, et inimesed lähevad tegema selle pärast, et neil on vaja, et neile keegi maksaks midagi ja neile makstakse, siis nad lähevad ja teevad. Ja miks on vaja, et makstakse? Sellepärast, et muud moodi nad ei saa ligi neile vajalikele varudele. Aga kui neil oleks vaba ligipääs kõikidele nendele vajalikele varudele, siis neil ei ole ju vaja midagi vastu oodata. Nüüd võib tekkida see küsimus, et mis siis, kui mõni inimene ei teegi midagi, ainult logeleb. Et siin toodi mingisugune näide, et kui nõukaajal oleks selline asi juhtunud, siis kõik oleksid läinud. Ei, seal oli vist see asi, et kui oleks kõigile antud tasuta sigarette, siis kõik olekski ainult suitsetanud ja mitte midagi ei teinud, ainult üks suur suitsupaus oleks olnud. Ma ei usu seda, inimene ikkagi tahab teostada. Kui sa oled mingi asja ära õppinud
kui sul on mingi oskuspädevus olemas, siis sa ju tahad seda kasutada, sest sind ju huvitab see asi ometi. Kui sa oled õppinud maalritöid, sa tahad ju tegeleda maalritöödega. Kui sa oled õppinud arhitektiks, siis sa ju tahad planeerida hooneid, tänavaid, mida iganes. Kui sind huvitab matkajuhtimine, siis sa tahadki ju tegeleda matkajuhtimisega. Et see ei ole niimoodi, et kui sulle sellest ei maksta, siis sa ei tegele enam nende asjadega üldse. Sa hakkad lihtsalt logelema või hei, sa tahad ju edasi teha, midagi uhket ehitada. Ja siin on seotud veel see asi, et igasuguse junni ehitamiseks on vaja ehitusluba. Et kui juba labida maasse lööd umbes, et siis on kohe vaja ehitusluba. No milleks? Selleks, et tagada see, et inimesed ei ehitaks selliseid asju, mis on ohtlikud. Aga miks ehitatakse selliseid asju, mis on ohtlikud? Sellepärast, et inimestel ei ole piisavalt varusid, piisavalt ligipääsu varudele. Ostetakse odavaid asju, tehakse umbes küprakmajad põllule ja siis ongi tulemused sellised ohtlikud, et keegi läheb teisele korrusele, kukub seal põrandast läbi. Kui inimestel on vaba ligipääs varudele, kõikidele vajalikele varudele, siis inimesed saavad kvaliteetseid ehitusmaterjale. Ja kuna nad ise vastutavad, siis nad ehitavad ka sellised asjad, mis on püsivad. Muidugi saab ju märgistada ka niimoodi, et kui ei ole ilma loata püsitatud, et siis igaüks, kes sinna läheb, oma vastutusel läheb. Ja kui on mingisugune ehitusluba olemas, et siis mingisuguse seadmega inimene saab juba eemalt näha, et see on turvaline maja, selle räästa alt ma võin vabalt läbi kõndida, ilma et mingisugune asi katuselt kivi näiteks pähe kukuks. Aga seeläbi me ka suurendaksime inimeste vastutust, et me oskaksime tähele panna, mis kõik võib juhtuda. Ja siis ei juhtuks võib-olla ka sellist asja, et inimesed ehitaksid maju tornado piirkondadesse. Milleks nagu? Ja siis pärast kurdetakse, oi näe, tuli tuul ja viis katuse pealt ära. Aidake nüüd ometi. Miks sa läksid sinna elama ometi? No miks inimesed lähevad, ma ei tea, kuskile Pärnumaale elama, kus mere äärde, kus on üleujutused kevaditi? Kas nad üldse ei mõtle selle peale ette? Lihtsalt, et oi, praegu on suvi, kuiv aeg, nii tore on siin elada. Aga ma pean kevadel ka siin elama või? Ei, see on liiga kaugel. Ja siis äkki ongi see kevad käes. Nii et jah, see reeglite värk, ma olen siin nüüd väga palju mõtteid välja käinud, mis see algne teema oli, see tsentraliseeritud versus hajus juhtimine. Et mis siis, kui me nüüd, see hea võrdlus on selle kohta, et kuidas toimub tarkvara arendamine. On olemas tsentraalsed varamud ja on olemas hajus varamute süsteemid. Subversion on näiteks tsentraalne ja Git ja Mercurial on siis nii tsentraalse kui hajusvõimekusega. Piltlikult öeldes tähendab see seda, et praegu küll XD-d kasutades on niimoodi, et iga teenus on eraldi. Rahvastikuregistri eraldi, on autode registri eraldi, on kinnisvararegistri eraldi. Aga kui on näiteks kellelgi vaja teada, auto seisab siin ees, mul on vaja siit läbi saada, keegi on siia parkinud, aga kus ta on, teda ei ole kuskil. Ma ei saa seda autot nihutada ka kuidagi, mis nüüd saab, siis ma tahaks selle inimesega ühendust võtta, et tulgu viigu ära Eestist auto, et mul on vaja kähku läbi saada. Aga kuidas ma temaga ühendust saan? Täna tuleb siis sellises olukorras helistada politseisse. Nii, seal klassifitseeritakse see kui mingisuguseks mitte väga prioriteetseks asjaks, tuleb oodata, siis tahetakse rahvastikuregistrist, siis võetakse ühendust autoregistriga.
sealt saadakse siis teada, et ahaa, selle omanik on sellise isikukoodiga. Siis võetakse ühendust rahvastikuregistriga, oi ei saa, rahvastikuregister on maha kukkunud. Ei saa seda infot. Aga kui meil oleks hajussüsteem, siis see tähendaks seda, et igal asjaosalisel oleks endal see andmebaas olemas. Tähendab, et ma jõuan selle auto juurde, ma vaatan, et autol on mingisugune tähistus ja küll autodele pannakse neid registrikoode selleks, et need oleksid suurelt ja selgelt loetavad, need on nagu nimed. Ja selle järgi ma siis teen päringu sinna minu valduses olevasse andmebaasi, saan sealt teada võib-olla siis tõesti selle isikukoodi, teen rahvastikuregistrisse päringu, mis on ka minu enda arvutis ja saan teada selle inimese telefoni aadressi ja helistan talle. Asi väga kiiresti lahendatud. Aga ei ole niimoodi praegu. Kardetakse veel privaatsuse pärast, et oi, siis saadakse suvalistele andmetele ligi. No ja siis, mis siis sellest on, et ma saan suvalistele andmetele ligi, et ma saan teada, et oi, see on sinu auto. Mis ma nüüd selle infoga siis peale hakkan siin mõnitama selle pärast. Seda infot on mul vaja selleks, et see auto siit eest ära koristada. Ja ühest küljest võib küll arvestada, et see tsentraalne juhtimine on kiirem, aga ta on palju inimkahjulikum kui hajus juhtimine, kui me hajutaksime kõik selle laiali ja hajusam oleks ka palju turvalisem, sest kui üks register kukub maha, siis teised jäävad ikka alles. Võib-olla seal ei ole kõige uuemaid andmeid, aga mingid andmed me saame ikka ju kätte. Ja me saaksime seda ühtlustada nii, nagu me soovime, võime mitu tsentraalset registrit üles panna. Ma arvan, et sellel teemal peaks rohkem mõtlema. Ja kui me räägime õpetamise seisukohast, siis ei peaks olema tõesti niimoodi, et nüüd on üks õpetaja, kes siis juhib kogu seda protsessi ja teised on õpilased, kes siis kuulavad ja järgivad ja teevad järele ja natukene mõtlevad kaasa ka. Inimesed peaksidki õppima ainult neid asju, mis neid huvitavad. Siin ongi see asi, et praegu inimesed õpivad selliseid asju, mis on nagu tasuvad. Mis praegu võiks olla mingisugune tasuv asi, tehisintellekti teemad on, aga kui kõik lähevad tehisintellekti õppima, siis on see valdkond üleküllastunud ja siis on jälle midagi muud vaja. Kui mina oleksin ülikooli, oli majandus hästi populaarne. Läheks natuke aega mööda, muudus keemia hästi populaarseks ja see geenitehnoloogia värk. Siis IT, nüüd on see tehisintellekti teema. Need valdkonnad ju muutuvad järjepidevalt ja ega me ei tea, mis on 10 aasta pärast see valdkond, mida nüüd väga vaja läheb. Aga kui me ei peaks sellele üldse mõtlema, kui inimesed ei peaks õppima seda, mida neilt teised ootavad, vaid seda, mis on nende enda kutsumus, mis neile endale meeldib. Et näiteks mind võiks huvitada hästi palju reisimine ja ma käiks maailmas ringi, õpiks nende paikade kohta midagi. Mitte nüüd, et ma peaksin mingit tehisintellekti kraami õppima, lihtsalt sellepärast, et mul oleks mingisugune sissetulek. Sest kui inimesed ei pea enam ootama sissetulekut, siis nad saavad ju õppida seda, mis neile meeldib ja kui nad on õppinud selle, mis neile meeldib, siis nad tahavad seda ka kasutada ja siis ei ole meil puudu tööjõust. Ja siis inimesed teevad ka, ma arvan, kvaliteetsemalt asju, sest et nad on nii-öelda oma hingega selle asja teinud. Mitte niimoodi, et okei, nüüd kell kukub, ma täna rohkem ei tee. Siis tehakse kvaliteetselt, nii asi valmis on. Ja selles ei kahtlegi, et psühhopaat leidub ka siis, aga nendega on siis palju lihtsam toime tulla kui praegu. Mis praegu on, kedagi karistatakse, pannakse teiste samasuguste pättidega kokku
välja tuleb veel hullem pätt. No mõni üksik seal paraneb. Ja nii mõnigi, kes välja saab, paneb toime uue kuriteo, et saada tagasi sinna. Sellepärast seal oli ju nii lahe seal vangistuses. Süüa sai ja ei pidanud nagu mõtlema selle peale, et kus homme elada, sest elukoht oli kogu aeg olemas ja kui inimene oskab ise vastutada, siis olukord hoopis teistsugune. Ja ka nendel, kes praegu tahaksid ise vastutada, on see väga keeruline, sellepärast et ümberringi on see mass nende inimestega, kes ei suuda seda muutust vastu võtta ja sellepärast tulebki seda rongi tasapisi aeglustada, et need inimesed kohaneksid. Inimesed on võimelised kohanema. Ma usun sellesse. Kuigi ka aitab küll, nüüd ma panen selle poe nüüd kinni. Esimene videopäevik on nüüd tehtud, esimene sissekanne. Ja ma ei editeeri seda mitte kuidagi, see võtaks lisaaega. Lihtsalt pärast seda, kui ma üles tõusen, või tegelikult juba praegu ma hakkan seda YouTube'i üles laadima, siis pärast on ta juba seal olemas ja praegu ma küll räägin iseendaga, aga ma ei välista seda, et ma hakkaksin vestlema ka kellegi muuga, sest siin ma olen teinud ju arvutiteaduse klubi sessioone parasjagu interneti kaudu ja ühe osalejaga me leppisimegi kokku, et kui me tahame, siis me võime ju edasi arutleda erinevatel teemadel. Ja ühtlasi ma kutsungi sind üles, Ron Pedari, kui sa seal kusagil Lõuna-Eestis või kus iganes oled, millalgi avastad, et ma teen selliseid videopäevikuid. Sa ju tead, kuidas minuga ühendust võtta. Kui sa tahad, tee seda, lepime kokku ja hakkame tegema omavahelisi selliseid vestlusi ja räägime maailma asjadest nii, nagu meie nendest aru saame ja meil ei pruugi need arvamused ju üldse mitte ühtida, aga oluline on see, et me selle välja ütleme, sellepärast et siis me saame mõelda ka selle üle, kuidas teised mõtlevad. Jah. Mis see klahvi kombinatsioon oli, kuidas nüüd välja lülitada, mis ma panin Ctrl, Shift, Alt, S või? Ei olnud. Ctrl, Shift, Alt.